Ma olen võib-olla sellest ka varem rääkinud, aga see teema tuleb nagu uuesti tagasi. Et kui me siin nagu seisame ja ülistame ja palvetame ja mõtleme ja ootame, et Jumal tuleks ja tegelikult on siin, ta kogu aeg siin. Sest sõna ütleb seda, et kus me oleme tema nimel koos, seal on tema meie keskel. Ja me ei pea nagu selles mõttes muretsema, et kas ta on või ei ole. Küsimus on ju tegelikult alati meie vastuvõtlikkuses ja meie ootuses. Et kui me südamed on avatud, siis me oleme vastuvõtlikud temale. Ja kui meil on mingisugune asi, mis tegelikult meid takistab, siis see takistus tuleb eemaldada. Ja mul tuli nagu selline, kõigepealt ma tahaksin anda ühe hea tunnistuse, sest üks põhiline probleem, miks me ei suuda teinekord vastu võtta Jumala asju ja Jumala ligiolu tunnetada, me oleme sellest ka rääkinud, on see, et me tegelikult ei tunne, milline on Jumal, ei tunne oma isa, vaid me asendame selle tihtipeale sellega, et me loome Jumala enda näo järgi, mitte ei arvesta, et Jumal on loonud meid oma näo järgi. Mis ma tahan öelda sellega on, et me oleme kõik inimesed ja kui me näeme piiblist, kui palju Jeesus rääkis tegelikult ka jüngritele ja üldse inimestele tähendamissõnades taevariigi asju. Et ta tõi nagu sellised igapäevaste näidete põhjal nagu tähendamissõnad, mis olid inimestele väga sellised nagu igapäevased, arusaadavad lood elust enesest ja siis ta nagu sidus sellega, mis on taevariik tegelikult, et inimestel oli lihtsam ja parem aru saada sellest, kuidas taevariik välja näeb. Et ta väga palju rääkis tähendamissõnadega sellest. Ja samamoodi võime ka meie öelda, et kui Jeesus seletas meile taevariigi asju tähendamissõnadega, siis meie tihtipeale tõlgendame taevariigi asju oma tähendamissõnadega, mis tähendab seda, et meie oma kogemused, meie arvamused võivad väga tugevalt domineerida. Ja sellepärast ma tahaksin lugeda ühe kirjakoha, siis ma räägin ühe tunnistuse ja vaatame, kuidas Jumal seda teemat ise edasi juhib. Sellepärast, et Jumal on siin. Mina kogesin ülistusaeg täiesti, kuidas tema ligiolu on siin. Ja ma loeksin kirjakoha Johannese evangeeliumist 11. peatükist. See räägib siis Laatsarusest ja ma tahan juhtida tähelepanu mõnele olulisele momendile. Ma usun, et enamus inimesi teab seda Laatsaruse lugu ja on lugenud piiblist. Aga ma loen selle ette ja kui te hoolega kuulate, siis ma usun, et Jumal saab teie südant selles asjas ka puudutada, mis tegelikult see kirjakoht tahab öelda meile. Aga keegi Laatsarus Betaaniast, Maarja ja tema õe Marta Alevist oli haige. Maarjaga oli see, kes issandat kalli salviga oli võidnud ja tema jalgu oma juustega kuivatanud. Tema vend Laatsarus oligi haigestunud. Siis läkitasid õed tema juurde ütlema, issand vaata, see, keda sa armastad, on haige. Kui Jeesus seda kuulis, ütles ta, see haigus ei ole surmaks, vaid Jumala austuseks, et Jumala poega selle läbi austataks. Aga Jeesus armastas Martat ja tema õde ja Laatsarust. Kui ta nüüd kuulis tema haige olevat, siis ta viibis veel 2 päeva seal paigas, kus ta oli. Pärast seda ta ütles aga jüngritele, lähme jälle Juudamaale. Jüngrid ütlesid temale, rabi, äsja püüdsid juudid sind kividega visata ja sa lähed jälle sinna. Jeesus kostis, eks 12 tundi ole päevas. Kui keegi kõnnib päeval, siis ta ei komista, sest ta näeb selle maailma valgust. Aga kui keegi kõnnib öösel, siis ta komistab, sest temas ei ole valgust. Seda ta rääkis ja pärast seda ta ütles neile, Laatsarus, meie sõber magab, aga ma lähen teda unest äratama. Siis ütlesid tema jüngrid, issand, kui ta magab, siis ta saab terveks. Aga Jeesus rääkis ta surmast, nemad aga mõtlesid, et ta räägib une magamisest. Siis Jeesus ütles neile lausa, Laatsarus on surnud ja ma olen rõõmus teie pärast, et ma ei olnud seal, et te usuksite, aga läki tema juurde. Ma panen korra pausile. Kui me vaatame seda lugu, siis tuli Jeesusele sõnum, et mees nimega Laatsarus on haigestunud, mitte surnud.
ta oli jäänud haigeks. Ja kui inimene on jäänud haigeks, siis tegelikult ma usun, et meil on väga kiiresti vaja reageerida, et inimene uuesti terveks saaks. Ja me inimlikult tegelikult tormaksime ülepeakaela kindlasti kohe kuhu kedagi aitama või palvetama, aga me näeme, et Jeesus ei kiirustanud üldse. Ta oli rahulikult 2 päeva edasi veel selles kohas, kus ta oli ja siis ta teatas rõõmsalt jüngritele, aga nüüd on Lazarus surnud hoopis, nüüd ei olegi enam haige. Ja see tundub meile täiesti igasuguse loogika vastane, eks ole. See tundub vastuoluline sellega, mida meie teeksime selles olukorras, mismoodi meie käituksime selles olukorras. Ja siin me näeme edasi 17. salmist. Kui nüüd Jeesus tuli, leidis ta, et Lazarus oli juba 4 päeva hauas olnud. Aga Betania oli Jeruusalemma lähedal umbes 15 vagumaad sellest. Ja palju juute oli tulnud Marta ja Maarja juurde neid trööstima nende venna pärast. Kui nüüd Marta kuulis, et Jeesus on tulemas, läks ta temale vastu, aga Maarja jäi koju. Siis Marta ütles Jeesusele, issand, kui sa oleksid siin olnud, mu vend ei oleks surnud. Aga nüüdki ma tean, et Jumal sulle annab, mida sa iganes Jumalalt palud. Jeesus ütles talle, sinu vend tõuseb üles. Marta ütles talle, ma tean, et ta tõuseb üles tõusmises viimasel päeval. Jeesus ütles temale, mina olen üles tõusmine ja elu, kes minusse usub, see elab, ehkki ta küll sureb. Lazarus oli surnud 4 päeva juba. See on nüüd see koht, kus meie inimlikult ammu käega lööksime juba, eks ole. Meie usk oleks selles, et kui inimene on haige, siis Jeesus tuleb ja teeb ta terveks. Aga kui inimene on 4 päeva hauas, siis me enam ei palvetagi, eks ole. Sellepärast, et inimene on surnud ja ta oli pandud juba hauda, eks ole. Et Iisraelis maeti rohkem nagu mägede sees olevatesse kambritesse ja hauakambritesse, mitte mulla alla nagu meil. Meil on kombeks, et seal oli lihtsam seda inimest nagu saad välja saada, et ta ei olnud kuskil mulla all. Nii, ja Jeesus ütleb, mina olen üles tõusmine ja elu, kes minusse usub, see elab, ehk ta küll sureb. Ja igaüks, kes elab ja minusse usub, see ei sure igavesti. Kas sa usud seda? Ta ütleb temale, jah, issand, mul on see usk, et sina oled Kristus, Jumala poeg, kes maailma on tulemas. Ja kui ta oli seda ütelnud, läks ta ja kutsus oma õe Maarja salaja ning ütles, õpetaja on siin ja kutsub sind. Kui õde seda kuulis, tõusis ta seda maid ja läks tema juurde, sest Jeesus ei olnud veel jõudnud alevisse, vaid oli veel seal paigas, kus Marta oli teda kohanud. Kui nüüd juudid, kes olid Maarja juures toas teda trööstimas, nägid, et Maarja rutates tõusis ja väljus, järgisid nad teda mõteldes, et ta läheb haua juurde nutma. Kui siis Maarja jõudis sinna, kus Jeesus oli, teda nägi, heitis ta maha tema jalgade ette ja ütles, issand, kui sa oleksid siin olnud, mu vend ei oleks surnud. Kui nüüd Jeesus nägi teda nutvat ja juute, kes temaga olid tulnud, ka nutvad, ärritus ta vaimus ja võõpatas. Et kui palju meie oleme öelnud Jumalale etteheiteid tegelikult. Etteheiteid sellepärast, et nii nagu ma ütlesin alguses, meile meeldib tihti näha Jumalat sellisel, nagu meie oleksime. Ja kui me ka palvetame, siis me väga sageli dikteerime talle tegelikult ette, kuidas ta meile palvele vastama peaks. Me teeme väiksed ettekirjutused talle. Ja kui Jumal hakkab teises suunas liikuma, kui ta ei tee seda moodi, nagu meie teeksime sellisel juhul, siis see tundub meile võõras ja isegi me võime öelda, et me teeme etteheiteid Jumalale. Kui me näeme, et Jeesus nagu magab, ta nagu ei torma meile appi kohe, kui meie palume teda, ta teeb teistmoodi mingisugused asju. Ja siin on täpselt selline lugu. Lazaruse haiguse pärast saadeti sõnum Jeesusele. Jeesus ei kiirustanud mitte kuskile. Kui ta lõpuks kohale jõudis, oli teine juba 4 päeva surnud olnud. Peeti suurt kurbuse ja leinatalitust nende kodus. Kõik olid tulnud, et neid rööstima, neid õekesi, et nende vend on ära surnud vahepeal. Ja miks Jeesus ärritus oma vaimus, kui ta seda kõike vaatas ja kuulas? Ta ärritus oma vaimus ja võpatas. Ja ta ütles, kuhu te olete ta pannud? Ning nad ütlesid temale, issand, tule ja vaata. Jeesus nuttis
Siis ütlesid juudid, vaata, kuidas ta teda armastas. Aga mõned nende seast ütlesid, kas tema, kes avas pimeda silmad, ei võinud teha, et ka see ei oleks surnud. Siis Jeesus ärritus taas iseeneses ning tuli haua juurde. See oli koobas ja selle avausel lasus kivi. Jeesus ütles, tõstke kivi ära. Siis ütles surnuõde Marta temale, issand, ta lehkab juba, sest on juba 4. päev. Jeesus ütles temale, eks ma olen ütelnud sulle, kui sa usuksid, saaksid sa näha Jumala au. Siis nad tõstsid kivi ära, aga Jeesus tõstis oma silmad üles ning ütles, ma tänan sind, isa, et sa mind oled kuulnud. Mina ju teadsin, et sa mind ikka kuuled, kuid rahva pärast, kes siin ümber seisab, ma räägin, et nad usuksid, et sina oled mind läkitanud. Ja kui ta seda oli ütelnud, hüüdis ta suure häälega, Laatsarus, tule välja. Ja surnu tuli välja jalust ja käsist mähkmetega mähitud ja ta nägu oli higirätikusse mässitud. Jeesus ütles neile, pääske ta lahti ja laske tal minna. Siis palju juute, kes olid tulnud Maarja juure ja olid näinud, mis Jeesus oli teinud, uskusid temasse. See on väga huvitav lugu piiblis. Siin ei ole lugu ainult sellest, et Jeesus äratas üles inimese, kes oli 4 päeva surnud olnud ja 4 päeva hauas olnud. See lugu räägib tegelikult sellest, et Jumalal on iga asja jaoks oma plaan. Ja kui meie jaoks on võib-olla mõni asi juba surnud, kui mõni asi on meie jaoks lootusetu, kui mõni asi on meie jaoks selline, et me ei näe, kuidas Jumal saaks seda lahendada üldse, siis Jumala jaoks ei ole see üldse mingisugune probleem. Küsimus on selles, kas meie usume üleloomulikku Jumalat, kas me usume piibli Jumalat või me oleme Jumala teinud oma näo järgi, arvates, et kui meie asjaga hakkama ei saa, siis Jumal ka enam asjaga hakkama ei saa. Ja mul juhtus mõned päevad tagasi siin väga huvitav lugu. Ma palvetasin Messengeri vahendusel Riinaga ja ta rääkis väga hea loo, mis oli väga hea tunnistus ühest asjast. Ja me rääkisime sellest, mis asi on taevane pangaarve. Ma usun, et mõned või võib-olla kõik te olete kuulnud, mis see on taevane pangaarve. See ei tähenda, et sul on taevas raha, aga võib-olla ka seda. Aga taevane pangaarve tähendab seda, et sa oled investeerinud taevasse ja sul on õigus see sealt ära võtta, küsida, palvetada, kätte saada. Ma ei hakka rääkima praegu erinevatest variantidest, mismoodi on võimalik investeerida taevasele pangaarvele. Aga antud lugu, mida me siis Riinaga rääkisime või mida Riina õigemini rääkis sellest, kuidas tema sugulane oli andnud oma unistuste jaoks kogutud raha Riinale ja tema mehele selleks, et nad saaksid piiblikooli minna. Et ta oli kogunud väga pikka aega raha millegi jaoks, millest ta unistas. Väga-väga pikka aega ja väga raskelt oli see raha nagu teenitud. Ja siis, kui ta laps tahtis minna piiblikooli, siis ta tundis, et ta peab selle raha ära andma kõik ja oma unistusest loobuma. Ja ta loobus täielikult oma unistusest, võttis kõik selle raha, mida ta oli kogunud ja andis ära, et teised saaksid minna Rootsi piiblikooli õppima. Ja pani nii-öelda oma unistuse täiesti, et ta loobus sellest, eks ole, et seda enam ei ole olemas. See suri tema jaoks, see unistus. Aga juhtus hoopis nii, et Jumal õnnistas pärast seda ja ta sai oma unistuse ka. Ta sai selle unistuse täiel määral üle igasuguste ootuste, üle igasuguse usu, mida ta isegi ei suutnud uskuda. Aga enne seda, kui ta sai selle unistuse, lõpuks päriselt reaalses maailmas, sai Riina sõna Jumala käest oma lähedase jaoks. Ja see sõna oli see, sa ei usu, et ma olen hea. Sa ei usu, et ma päriselt tahan sulle anda seda. Sa ei usu seda, sest sa näed, nüüd ma räägin juba ise juurde, sest sa näed ennast, sa näed Jumalat nii, nagu sa ennast näed. Ja sa käituksid enda suhtes nii, nagu sa arvad, et Jumal käitub sinu suhtes ka nii, nagu sa võib-olla ise käituksid enda suhtes. Ja sa oled ära
väsinud uskumast, et Jumal on hea, sest sa ei ole näinud mitte mingit tulemust. Sa ei ole näinud, et Jumal sekkub, Jumal tuleb selles või teises asjas. Ja see tekitab ühe väsimuse, see tekitab ühe loobumise, kus sa tunned, et las see Lazarus olla siis surnud. Midagi enam teha ei ole. Aga see inimene sai oma unistuse kätte, kui sõna tuli talle, hakka uskuma uuesti, et Jumal on hea, sest Jumal tahab sulle seda anda. Sest Jumal tuli selle sõnaga tema juurde, kus ta ütles, et sa ei usu enam seda. Sa ei usu, et ma päriselt tahan sind õnnistada. Ma päriselt tahan, et läheb hästi. Sest kõik see kogemuste pagas, kõik need sõnad, mis inimesed on rääkinud, kõik see, mis on meie vastu tulnud, see on ära kiskunud meie usu. Sellepärast Jeesus palvetas ka Peetruse eest, et tema usk ära ei lõpeks, eks ole. Ta ütles, et ma olen palvetanud, et see usk ära ei lõpeks, sest meie usuvaenlasi on niivõrd palju. Ja kui me sellest rääkisime mõni päev tagasi, sellest loost, mis ma just praegu rääkisin teile, siis me palvetasime ja ta hakkas palvetama nagu minu pärast. Ja sel hetkel, kui ta palvetas minu pärast, siis ma mõtlesin tegelikult, mul läksid mõtted hoopis Alari peale, kes on tohutult palju ohverdanud selle nimel, et mina saaksin Jumalat teenida, et ma saaksin teha seda tööd, milleks ma olen kutsutud, kes on väga suured ohvrid selleks toonud. Ja see on ka ohver, et mina olen praegu siin ja tema on seal, et ma saaksin seda teha. See on ohver, mida me toome. See ei ole see, et me muidu võib-olla oleksime nii. Ja ma mõtlesin Alari peale ja ma mõtlesin, et tema on taevasse nii palju investeerinud taevasele pangaarvele. Ta on oma töö ja vaeva ja nii paljud oma rahad lihtsalt ohverdanud selle nimel, et mõnigi inimene saaks taevariiki, et mõnigi inimene saaks tulla Jumala juurde. Et tulgu talle kapaga sealt ülalt seda, mida ta on sinna andnud. Et samal ajal, kui Riina nagu palvetas minu pärast, hakkasin mina mõttes palvetama hoopis Alari pärast ja ütlesin, et vaadake, see on selline maine näide, aga kui keegi on käinud kuskil saunades, siis on mõnedes kohtades selline suur külma veekappa, et kui sa nagu saunast välja tuled ja korraga tõmbad köiest, siis terve see suur tünnitäis tuleb sulle korraga kaela. Et see ei tule mitte dušina või natukene, vaid see tuleb sul nii, et mina ei ole julgenud seda kunagi proovida. Ja mina nägin nägemuses nagu sellist kappa ja ma mõtlesin, et kui mina saaks praegu nöörist tõmmata, et kogu see asi, mis ta sinna üles on investeerinud, tuleks talle kolinal praegu täitsa mühinal ja kolinal tuleks talle kaela, et küll see oleks nagu tore. Ja neil läks rõõmsaks ja lõpetasime palve ära ja hakkasin sõitma autoga, läks 1,5 tundi mööda, vaatan, Alari helistab mulle. Nüüd läheb lõbusaks. Alari helistab mulle 3 korda, aga mitte midagi ei räägi. Ainult mingi kohin või kähin on seal või kuidagi mingi siuke ime käega kuskil. Ma ütlesin, hallo, mitte midagi ei juhtu, panen toru ära, helistab uuesti. Siis hakkad ju ka igast asju juba mõtlema, et mis nüüd lahti siis on, et mitte mingit juttu sealt ei tule, eks. Ja lõpuks ma helistasin siis tagasi ja küsisin, et kas sul on ikka korras kõik. Ja sa helistad mulle 3 korda järjest ja mitte midagi ei räägi, ainult käised. Ja selle küsimuse peale ta ei käises edasi. Ja ma ei saanud aru, kas ta nutab või naerab või mis tal nagu viga on. Absoluutselt. Ja siis, kui ma olin seda natuke niimoodi kuulanud, ja hallutanud seal edasi, siis ma sain järsku aru, et ta naerab. Ta on naerukrampides, ta ei saa rääkida, sellepärast ta on naerukrampides. Ja ma sain Alari, ta ei joo ka, eks ole. Mis suga juhtunud on äkki? Ja Alari ütles, et terve maja on nii püha vaimu täis, et ma ei saa enam, ma olen nii täis, ma ei saa enam. Niimoodi hüüab järsku sinna meeleheitlikult. Mõtlesin, et aga vaadake, Alari ei ole selline nagu mina, kes ma väga noore kristlasena juba 4 käpukil olin püha vaimu täis ja mind tassiti koosolekul 2 inimese või 3 inimese vahel minema. Tema ei ole mitte kunagi saanud niimoodi püha vaimu täis, niimoodi püha vaimu täis ja ta naerab pühas vaimus. Tema pärast on tohutult palju palvetatud, tohutult palju käsi peale pandud, et ta saaks niimoodi täis püha vaimu rõõmu. Seda ei ole mitte kunagi juhtunud, mitte kunagi. Ma nägin isegi ühel koosolekul, kuidas ma alguses ei saanud aru, mis seal toimub, aga lõpuks ma sain aru, et Alari üritas nagu
vastu panna natukene inimesele, kes tahtis, et ta kindlasti pikali kukuks. See oli üks naisterahvas, kelle eesmärk oli see, et Alari peab kindlasti praegu pikali kukkuma, kui ta käe peale paneb, üks jutlustaja välismaalt. Aga Alari ei ole väga nõrk mees, ta on üsna tugev mees. Ja see naine oli kindlasti jõu poolest jõud ja käinud üle. Ja siis see naine üritas nagu täiesti suruda ja Alari läks aga eest ära ja teda eest see naerma, et teine inimene ei saa tast jagu. Sest vaata, väga palju me võime ära rikkuda ka sellise inimliku pingutusega, kus tegelikult ei ole see, et me ootame ära, mida Jumala vaim tegema hakkab. Ja ma nägin seda pealt ja ma ei saanud aru, kas nad kaklevad omavahel, mis asi seal käib, toolid lendasid ja nii. Aga mitte midagi ei juhtunud. Ja lõpuks Alari ütles, et ma naersin sellepärast, et see naine oli nii järjekindel. Et tema eesmärk oli see, et ma pean kindlasti kukkuma pikali. See ei tohiks kunagi meie eesmärk olla. Meie eesmärk peaks olema see, et me saame täis Jumala vaimu. Ja Alaril selline kogemus puudus siiamaani, tänase päevani. Ta on kristlikust perekonnast, ta on baptisti koguduses ja metodisti koguduses üles kasvanud. Tema ei ole tulnud hiljem Jumala juurde, ta on ära langenud mitu korda tagasi tulnud, aga tal on väga tugev kristlik taust ja ta ei ole mitte kunagi olnud pühast vaimust purjus. Ta lihtsalt oli lugenud kunagi oma vanaema päevikut, kus vanaema oli kirjutanud, et tal oli ühekordne kogemus saada täis püha vaimu, nii et ta oli nagu purjus. Ja siis Alari rääkis, et minul seda ei ole, aga vanaema on. Ja nüüd ta helistab mulle paar päeva tagasi ja ta on naerukrampidest, ta ei saa rääkida ka enam. Ta ütleb, püha vaim, terve maja on püha vaimu, katus on ka, koer on ka, kõik on niimoodi püha vaimu täis ja ise niimoodi naerab, et mina ju tunnen teda, eks ole. Ja ma saan aru, et see on nii ehtne, kui see üldse olla saab. See ei saa midagi muud olla kui see, et püha vaim ta täidab. Vaadake, kuidas on huvitavad asjad, eks ole. Sa võid käia 100 ja 1000 kordi eespalvel ja mitte midagi ei juhtu. Ja siis sa lihtsalt oled kuskil seal pikali voodis puhketunnil. Mina palvetan, et Jumal tõmbaks seda köit nüüd, et kõik see, mis ta sinna investeerinud on, tuleks talle kolinal kaela. Ja sellel hetkel ta ütles, et ta tundis lausa, kuidas katuselt hakkas nagu tulema. Et see tuli ülevalt nagu sellise hooga. Ma tõesti ei oska öelda, ma võib-olla eksin, aga see kestis ikkagi mitu tundi. Mitu tundi, kus ta ei võtti jalgu alla ja siis ta üritas helistada veel selle inimesele seal norrakale ja see hakkas just sööma ja küsis, et kas sul on midagi olulist, et ma just hakkan sööma ja Alari ütles, et tead, nii palju on püha vaimu siin igal pool, et kui see ka oluline ei ole, siis ei ole mitte miski siin maailmas enam oluline. Ja see viisakas norrakas ütles siis, et aitäh, et sa jagasid, et eks me siis räägime edasi teine päev sellest. Aga mida ma tahan öelda? Ta saatis mulle ühe häälsõnumi ka, et ma võin privaatselt lasta natukene, ma ei suuda seda ise kuulata, sest see jääb nii jõudsalt naerma ennast. Aga mida ma tahan öelda sellega on, et Jumal ei jää hiljaks. Jumal ei jää hiljaks. Aga kui palju kibestumist ja pettumust võib tulla see, kui me ei näe kohe, et tulevad läbimurded, kui tuleb see, et Jumal tahab meid puudutada. Kõik need pettumuste jada toob esile meis ühe eemaldumise tegelikult Jumalast. Ühe eemaldumise Jumalast, kus tuleb meie sisse selline nagu lootusetuse tunne. See on nagu lootusetuse meeleheite tunne. Et näed, üks palvetab saab kohe, mina palvetan ei saa midagi. Aga kui me vaatame seda lugu, siis Jeesus teadis juba enne, et Laatsarus sureb ära. Sellepärast, et enne, kui ta üldse kuulis sellest, ta juba ütles, Laatsarus magab, mina lähen teda üles äratama unest. Ta teadis, tal on absoluutne kontroll kõige suhtes, mis meie elus on. Ta teab igat sinu mõtet, ta teab igat sinu sammu, ta teab igat sinu palvet, ta teab seda. Aga tal on iga asja jaoks oma viis. Ja mis on nagu kõige tähtsam, mida minule ka Jumal on nagu korduvalt öelnud, on see, et kurat ründab meie usku. Ja kui tema saab meie usu ära röövida, kui ta saab meie usu ära röövida, kui ta saab tulla olukordade ja asjadega meie vahele, siis me ei saa tegelikult enam vastu, me peame hakkama väga tugevalt selle vastu nii-öelda võitlema,
et see koht, kus meie usk on ära röövitud, saaks uuesti Jumala sõna alusel ja pühavaimu väest tugevdatud. Sellepärast, et ta ei saa anda, kui me ei usu. Sellepärast ta väga palju toonitaski, et sa usud, usu vaid, usu, siis see sünnib sulle. Ja kui on uskmatus, see on ainukene, kus ei saanud teha Jeesus imesi, kus oli uskmatus. Eriti tema oma pere keskel, tema oma kodutänavas nii-öelda. Mul oli kunagi isegi üks väike jutlus, mis kandis pealkirja, mida sina oled kuulnud Jeesusest. Mida sina oled kuulnud Jeesusest? Milline ta on? Kas ta on selline nagu inimene? Või ta on see, keda Jumala sõna ütleb, et ta on? Ja sellel hetkel, kui me saame aru, et tema käes on kõik meie elupäevad ja meie juuksekarvadki on üle loetud, ta teab sinust iga sammu, iga mõtet. Küsimus on ainult selles, kas me usaldame teda. Ja nüüd ma räägin ühe teise tunnistuse, mis ei ole üldsegi nii meeldiv, aga see on lõpuks, ma ei räägiks seda, kui see ei oleks kasulik ja vajalik kuulda meil. Mul oli kunagi maine isa. Teda ei ole enam ammu, ta on surnud. Aga kui ma olin noor laps, siis oli ka minul üks väike unistus. Ma võisin olla selline 8-9 aastane. Mul oli ka üks unistus ja ma unistasin, et ma saaksin endale päris oma jalgratta. See tundub tänapäeva noorte seas, jalgratas on. Ma tahan endale saada, ma ei tea, mida iganes, eks ju. Aga mina tahtsin jalgratas saada ja jalgratas maksis 70 rubla. Ma tahtsin päris suurt, mitte laste jalgratas. Mulle meeldis sõita suurte jalgratastega, ma oskasin sõita juba pulga alt, meestekaga nii-öelda. Meeste jalgrattaga mulle meeldisid need rattad. Aga mul ei olnud enda ratast ja ma kogusin raha ja mul oli emapoolne vanaema, kes alati andis mulle paar münti, kui ma laulsin. Ja mõnikord tal meeldis, kui ma laulan ja klaverit mängin. Ja siis mõnikord ma mõtlesin, et see on hea teenimine, sellepärast, et ma läksin spetsiaalselt, laulsin Kullast südant ja siis ta nutis natukene, andis jälle raha mulle ja see oli selline hea teenistus mul. Ja niimoodi mulle oli selline väike põrsakene, mis oli täiesti, mida ei saanud lahti teha, see raha kogumise nii-öelda karp. Seda ei saanud niimoodi avada, ta oli nii, et kui see ühel hetkel ta lõpuks avad, siis lööd ta nii-öelda kirvega puruks, eks ole. Ja siis ma kogusin sinna sisse seda, neid münte kogu aeg on ju. Ja kogusin ja see oli väga raske juba, ma teadsin, et varsti peab olema see täis ja siis ma saan vaadata, palju seal raha on. Ja saan osta endale jalgratta. Ja siis, kui ma olin jälle vanaema juures laulmas käinud ilmselt, tulin koju, mul oli kohe mitu münti kõlises, läksime emaga ja tahtsin selle sinna kogumiskarbi panna. Ja see oli tühi. Seal ei olnud mitte midagi enam, see oli puruks löödud. Ja keegi oli seal raha ära võtnud. Seal on ühtegi senti enam. Ja ma muidugi alguses mõtlesin, et meil on vargad käinud. Aga ma sain oma ema näost aru, et ta sai aru, kus see raha tegelikult on läinud. Ja hiljem tuli mu isa ja tunnistas üles, ütles, et ta oli purjus, et oli mingi pidu olnud ja ta vajas seda raha. Ja ta lubas tagasi maksta mulle selle raha. Ja ta võttis ära minu kogutud raha, mis ma mitu aastat kogunud. Ja ma andsin talle muidugi andeks selle kohe, sest mul oli muidu väga hea isa. Ta armastas mõnikord võtta napsu, aga muidu ta oli väga hea isa mulle. Ja isa tõi ka mulle, ostis uue jalgratta ühel hetkel ja tõigi mulle selle jalgratta, mis ma tahtsin. Ja ta raha mulle tagasi maksnud, aga ta tõi mulle jalgratta. Miks ma seda lugu räägin? Sellepärast, et aastad hiljem, kui ma olin juba usklika, käisin koos Jumalaga, ma panin tähele, et on mingid asjad, kus ma ei suuda Jumala käest, kus ma ei suuda Jumalat usaldada. Et on mingid asjad, mingisugune valdkond, kus ma ei suuda lõpuni Jumalat usaldada. Ja kui me ei usalda Jumalat, siis me ei saa ka vastu võtta tema käest asju. Ja ma hakkasin palvetama, et mis on selle põhjuseks. Et ma olen ju tegelikult Jumalaga nii lähedalt kohtunud ja ma olen nii palju tema puudutusi saanud ja nii palju temas kasvanud, et mis on see põhjus, et on teatud valdkonnad, kus mul on väga raske tema käest midagi vastu võtta. Ma ei suuda teha seda lihtsalt. Mingi tõrge on ees. Ja siis Jumal näitas mulle seda sama lugu,
mille ma olin inimlikult juba ammu ära unustanud. Ja ütles, et vaata, alateadvuses me väga palju samastume ja me väga palju võrdleme maiste asjadega oma taevast isa. Et kui su maine isa tegelikult lõhkus ära selle karbi, kus sa kogusid oma unistuste raha, siis sul on alateadvuses tekib üks uskmatuse kiil sinu sees, kus sa arvad, et su taevane isa on samasugune, kes siis, kui sa kõige rohkem seda vajad, võib-olla pöörab hoopis selja ja ta ei tule nagu appi sellel hetkel, kui seda vajad, või ta hoopis nagu petab sind mingis asjas. Ja jumal hakkas mulle rääkima, et vaata, siin on see konk sinu lapsepõlves. Et see on see asi, miks sa ei saa teatud asju vastu võtta. Sa pead usus panema Jumala sõna selle asemele ja võtma vastu selle, et sinu taevane isa ei ole võrrelda mitte ühegi inimesega maa peal ega mitte ühegi lapsevanemaga, on nad head lapsevanemad või halvad lapsevanemad. Sa ei saa võrrelda mitte kunagi neid, sellepärast, et su taevane isa on sind ennast loonud. Ta on loonud kõik need inimesed maa peal oma näo järgi ja me teame seda, et inimene oma valikute, oma igasuguste nii-öelda jumala kartmatuse tegudega väga tihti valib ju vale tee ja ta läheb ja laseb ennast saatanal kasutada. On väga palju halbu lapsevanemaid, on lapsevanemad, kes ülgavad oma lapsed, on lapsevanemad, kes peksavad oma lapsi, ahistavad neid, mis iganes, koledaid lugusid teevad. Aga need inimesed ei ole võrreldavad sellega, kes isa taevas on. Et meie kõigi sees, ta näitas mulle, on kuskil see alge, kus me tahame tegelikult näha mingit samastust, kus meil on mingisugune paralleel justkui selle maise maailmaga, aga see on vale. Sellepärast, et Jumal on Jumal ja meie oleme meie. Ja kui mina sellest aru sain Jumala ilmutuse läbi, et tegelikult kunagi minu lapsepõlve sündmus takistas mul teatud asju Jumala käest vastu võtmast, siis ma sain aru ka, et Jumal ei ole niisama näidanud need asju, vaid ta tahab, et ma hakkan selles asjas nagu oma usku üles ehitama koos temaga. Ja ega asjata me ei näe ka piiblis, kuidas inimesed hüüdsid ta poole, et issand, aita mu uskmatust. Aita mu uskmatust. Jumal tuleb sulle appi, kui sa teavitad teda sellest olukorrast, kui sa julged talle öelda, Jumal, selle koha peal ma ütlen ausalt, teinekord on enda vastu olla kõige raskem aus. Teiste vastu on lihtsam, aga enda vastu. Et me lõpetame nägude tegemise, öeldes, et halleluuja, mina usun kõike taevas, aga tegelikult mitte midagi sünni. Ausus on see, kui sa lähed ja ütled Jumalale päriselt, selle koha peal mul ei ole usku. Ole aus. Sest ta teab seda nagunii, aga ta tahab, et sa seda välja ütled. Ainult tema ees, sa ei pea seda mitte kellelegi teisele ütlema. Ütle, ma tahan, et sa aitad mind. Ma palun, et sa mind aitad, sellepärast, et selle koha peal ei ole mul usku. Selle koha peal on. Näiteks minu usk on olnud alati väga tugev, mis puudutab teemonid. Mul ei ole üldse mingi probleem minna kuskile, kus terve kollide kompanii on ennast laagrisse sättinud. Absoluutselt mitte. Sellepärast, et mul on ilmutus sellest, kes ta tegelikult on. Ma olen näinud neid füüsiliste silmadega. Ma olen näinud seda, kes Kristus on. Ma nägin kunagi unenäo, kuidas unes näidati mulle, kuidas Jeesus tuli tuppa ja teemonid. Me mõtleme, suu karvan tuleb, karjub kõva häälega. Need olid nagu mingisugused süldikallardused, värisesid hirmust Jeesuse ees. Nad niimoodi kartsid teda. Nad oleks pugenud kuskile pragude sisse, et kuidagi moodi. Ja piibel räägib meile sellest. Et tegelikult tekib meeletu hirm ja Jumala kartus. Ja miks te arvate, et kui Jeesus maa peal oli, nad samamoodi värisesid tema ees. Oli nii. Ära tule meid enne aegu piinama, kus sa juba oled tulnud siia. Nad kardavad ja respekteerivad teda, aga samaaegselt ka kardavad. Ja kui sa saad aru sellest, milline meelevald on Jeesusele, siis tema ütles, mul on antud kõik meelevald taevase maa peal. Kõik meelevald. Mitte natukene mõnes valdkonnas. Tal on kõik meelevald antud taevase maa peal. Ja kui sa saad sellest ilmutuse, siis sa ei karda mitte kunagi, mitte ühtegi teemonit. Või sa võtad meelevalla ja ajad nad ära seal, kus on sinu meelevalla piire. Et nad ei tuleks enam sinna. Aga on mingid teised kohad, kus usk on võib-olla nõrk. Kus tegelikult on kusagilt saanud keegi saata ühe noole, uskmatuse noole sinu sisse.
ja sa küll tahad, et sul oleks see usk, aga sa tunned, et selle koha pealt on midagi, mis torgib. Selle koha peal ma ei saa lõpuni. Ja vot siis on see koht, et Jumal, ma tunnistan sulle, mul ei ole selle koha peal usku. Mul on selles valdkonnas võib-olla, mul ei ole usku. Palun tule, aita mu uskmatust, aita mind. Tee mind terveks ka selle koha peal. Sellepärast, et me ju tegelikult teame seda, et me oleme täpselt nii nõrgad, kui on meie kõige nõrgem koht. Nii nagu vanasti oli see saade, kõige nõrgem lüli. See täpselt nii ongi. Pole oluline see, kui tugev sa oled mõne koha peal. Küsimus on, kui nõrk sa oled kõige nõrgema koha peal. Ja see on, kui tugev sa tegelikult oled. Saate aru sellest? Sellepärast, et vaenlane teab täpselt, kus on sinu nõrk koht. Ta teab täpselt, kus kohta tema saab koputada. Kunagi mul jälle anti üks nägemus nii-öelda mööriga ja lõukoerast, et nagu see oli lõvi kujul ja ma sain aru, et see on saatan ise tegelikult, kuigi ka Jeesust kujutatakse juuda lõvina, eks, aga ta räägib ka mööriga ja lõukoerast, kui saatanast. Ja ma nägin, kuidas lõvija küttis ümber maja joosta, kus mina sees olin. Tal oli selline vihkamine minu vastu. Tal oli selline vihkamine, et ma ei ole midagi sellist mitte kunagi niimoodi inimlikult kogenud. Ja seal olid pandud nagu lauad akende ette, mitte klaasid. Ja siis ta käis ja lõgistas kõik need aknad ja uksed ükshaaval läbi, pani oma küüned taha ja hakkas niimoodi loksutama. Kui ta nägi, et see on piisavalt tugevasti kinni, siis ta läks järgmisesse kohta, hakkas seal loksutama ja siis ta hakkas seal loksutama. Ja ma nägin, et mul oli paar kohta. Ma teadsin, et see maja olen mina ja mina olin ise seal sees. Ja ma sain nagu aru, et mul on paar kohta, kus mul on see nõrgem koht. Ja ma pean hakkama tegelema sellega, mis on need nõrgad kohad. Mitte hiilgama selles, mis on minu tugevused, või tegelema sellega, kus on minu nõrkused tegelikult. Sellepärast, nagu ma ütlesin, sa oled täpselt nii nõrk, kui on sinu kõige nõrgem koht. Väga paljud teevad selle vea, et nad hiilgavad sellega, et mul on selles asjas nii suur usk. Aga tegelikult vaenlane teab täpselt, kus on see nõrk koht. Ja seda teevad kahjuks tihtipeale ka terved kogudused. Ma olen kuulnud sellist juttu, mitte õnneks viimasel ajal enam palju, aga ma olen kuulnud sellist juttu, kus ka usklikud ja kogudused ütlevad, et me otsime seda, mis meil on ühisosa. Me räägime ainult sellest, mis on ühine, me räägi sellest, mis on erinev. Aga kust tuleb? Kas Piiblis on midagi sellist kirjas? Et me peaksime otsima ühisosa ja mitte vaatama selle peale, mis on erinev, kui me oleme üks ihu Kristuses. Ei, vastupidi. See koht, mis on erisus, see on see koht, kus on, see on nüüd see, mida ma kogesin tegelikult. See ei ole üldse meeldiv jutt tegelikult, aga see tuli mul praegu uuesti ülesse. Ehk siis need kohad, mis ei ole ühised Kristuse ihus, on tegelikult need kohad, kus puudub üksmeel. Ja kui puudub üksmeel, siis puudub ka tegelikult usk. Sellepärast, et tõde saab olla üks, on ju nii. Ja ei maksa hõisata nagu sellega, et öelda, et otsime ainult ühisosa. Sellepärast, et meie hoiame sellega just nimelt uksed lahti muudes kohtades, kus saab hingevaeline tulla ja midagi lõhkuda. Sellepärast Paulus ütlebki, et tema soovad, me tuleksime kõik ühisele usule ja ei oleks enam kõigutatavad õpetuste tuultes. Sellepärast, et kurat vihkab kõige rohkem sinu usku. Ja kui ta teab, et kuskil ta saab küüned taha ja loksutada, nii nagu ma nägin seda maja nägemust, kus ta käis kõik uksed ja aknad loksutas ükshaaval läbi, vaatas, kas on kuskil, kus ta saaks selle ukse lahti. Ust lahti ta ei saanud, aga mõned lauad logisesid rohkem kui teised. Ja see on absoluutselt meil kõigil nii. Nii et kui me vaatame seda Laatsaruse lugu, siis me näemegi seda, et ka seal hoolimata sellest, et Maarja oli istunud juba Jeesuse jalge ees, oli võidnud teda salviga, oli kuivatanud tema jalgu oma juustega. Ta nii väga armastas Jeesust. Hoolimata sellest, ta heitis ette tegelikult Jeesusele. Miks sa ei tulnud? Miks sa lasid mu vennal ära surra? Miks sa jäid hiljaks? Kus sa olid? Et näed, siin oli tegelikult olukord, mis vajas lahendamist sinu käest, aga sa ei lahendanud seda olukorda. Ja see näitabki, et me oleme kõik inimesed, ükskõik kui
suured kokkupuuted meil on olnud Jumalaga või mitte, eks ole. Ja mis Jeesus tegi? Jeesus jõudis täpselt õigel ajal. Äratas surnu üles, ütles sulle välja ja teises kirjakohas on öeldud, andke süüa ka talle, eks ole. 4 päeva nii hauas juba on surnud, kõht on tühjaks läinud vahepeal. Tema jaoks ei olnud see probleem. See oli inimeste jaoks probleem. Ja täpselt samamoodi ma tahan täna öelda, et see ei ole Jumala jaoks üldse mingi probleem, millega sina täna maadled. Meil kõigil on maadlemist liha ja verega. Piibel ütleb seda, meil on kõigil omad võitlused liha ja verega. Et mõned inimesed on, vaatavad tihti, et ka mulle isiklikult on öeldud kunagi, et mis sul viga, et sa kohtusid Jeesusega nii lähedalt palgesse. Kui nad vaimud hakkasid karjuma tänaval sinu peale ja kogesid, et Jeesus on sinus ja sina oled temas. Mis sul viga? On ikka viga küll. Sellepärast ma just räägingi, et sa oled täpselt nii tugev, kui sinu kõige nõrgem lüli, kõige nõrgem koht sinu sees. Et ära vaata oma selle peale, kus su usk on tugev. Hakka liikuma selles suunas, kus su usk on nõrk. Ja sa näed, et tegelikult sa võidad sellega vaenlase väe. Sellepärast, et tal ei ole ühel hetkel enam seda kohta, kus ta saab oma küüne taha ajada sinule. Praegu veel on paljud, kellel on see koht, kus ta saab oma küüne taha ajada. Ja siis on väga valus. Ja tema eesmärk ei ole mitte see, et sul halvasti läheks lihtsalt. Saate sellest aru? Tema eesmärk on see, et sa Jumala hülgaksid. Et sa pettuksid Jumalas, sa kibestuksid Jumalas. Sa mõtleks, nii nagu ma alustasin, et Jumal ei ole hea. Et su sees oleks see teadmine. Et näed, palusin küll midagi ei tule. Jumal ei ole hea, Jumal ei taha mulle anda. Ma olen korduvalt öelnud seda, mida Jumal mulle kunagi Reemana ütles väga selgelt, et te saaksite oma palve vastused. Kui te usuksite, et ma olen võimeline seda tegema ja ma tahan seda teha sinu jaoks täna ja praegu. Ja siis ta ütles, ja see viimane on see, mida enamus ei usu. Enamus inimesi usub, et Jumal on võimeline tegema seda teist ja kolmandat oma väe poolest, isiku poolest, kes ta on. On ju nii? Me lugesime just, et ta võis surnud üles äratada. Inimeste probleem on uskuda, et tema tahab teha sulle täna ja praegu seda. Ja selle koha vahele tahabki ajada vaenlane oma küüned, et sa tegelikult annaksid ühel hetkel alla. Sa annaksid alla ja ütleksid Jeesusele, kus sa olid. Lazarus on juba surnud, miks sa hiljaks jäid minu elus? Aga Jeesus ei jää mitte kunagi hiljaks, kui sa teda usaldad. Kurat ei ole ainult huvitatud sellest, et sa oleksid kurb ja vihane. Ta on huvitatud ainult ühest asjast, et sa mitte kunagi ei saaks kätte oma igavest elu või kaotaksid selle, kui sa seda kätte saanud juba. See on ainukene eesmärk, et ta tuli Eedeni aias, ta tuli kolmandas peatükis 1. Moose raamatus ja ütles, kas Jumal on öelnud nii? Kas Jumal on öelnud nii? Aga kui sa vaatad ridade vahelt, siis sa saad aru, mida kurat tegelikult ütles. Piibel on väga salapärane raamat selles suhtes, et ta on kirjutatud pühavaimu võtmes. Ja kui sina õpid lugema piiblit pühavaimu võtmes, siis hakkavad sulle asjad avanema, mida Jumal päriselt on tahtnud nende asjadega öelda. Kui sa loed seda lihtsalt nagu raamatut, Tartu Ülikoolis on ka nii mõneski, ma ei tea, kas enam on, aga enne oli, nii mõneski õppeprogrammis on sees piibel läbi lugeda. On inimesi küll, kes on piibli läbi lugenud ja nende jaoks on see lihtsalt huvitav ajalooline raamat. Aga sellepärast, et ongi kaetud sinu silmade eest, kui sa loed seda ilma püha vaimuta. Kui sa loed seda püha vaimu võtmes, siis Jumal hakkab sinu ees neid asju avama ja sa saad aru, mis seal päriselt on. Ja niimoodi ongi 1. Moosese 3. peatükis, kui kurat tuleb ja hakkab Eevat ja Adamat kõnetama, Eevat siis täpsemalt, siis sa näed, et küsimus ei ole mitte selles, et mingi ullike madu jalutab Eedeni aias ringi ja ütleb, et kas ikka Jumal ütles, et ei tohi üheski puus süüa või kas ta ütles? See ei ole ju see jutt tegelikult. Tegelikult, mida ta ütleb? Jumal ei ole hea. Ta on kade, ta ei taha, et sa targaks saad, ta ei taha anda sulle tegelikult, mis see päris lahe elu on. Ta on pannud sind kuskile purki istuma lihtsalt.
käid seal oma mingis aias edasi-tagasi ja sa ei tea üldse, mis elu on tegelikult. See on see, mida tegelikult kurat ütles talle, et Jumal ei ole hea. Ta ei ole helde, ta ei taha anda sulle seda kõige parimat. Näe, mina tulen ja räägin sulle, kuidas asjad tegelikult on. Inimene läks lõksu. Isegi Eedeni aias. Kas te arvate, et Jumal ei teadnud seda? Jumal oli ka seal. Jumal oli seal juures ja ta ei öelnud ükski sõna. Miks ta ei öelnud? Sest ta juba oli öelnud oma sõna. Samamoodi on teinekord meiega. Jumal oli öelnud juba Eedeni aias, et kõigest on teil luba süüa, aga seda ühte te ei saa süüa. Ma ei väsi seda kordamast. Kui ülbe on kurat selles situatsioonis, ta tuli pakkuma esimesele inimpaarile seda, mis neil oli juba olemas. Oma ülikavala konksuga. Kas oli Jumal andnud parima üldse Eevale Aadamale? Kas ta oli õnnistanud neid? Kas ta oli pannud ta külluse aeda? Ta oli kõik andnud. Absoluutselt oli kõik andnud, mida inimhing üldse igatseb. Juba. Ja nüüd tuleb kurat ja pöörab nii osavasti selle asja tagurpidi ja pakub seda sama, mis tal juba on. Saad aru? Tegelikult neil oli kõik see olemas juba, nad ei vajanud mitte midagi. Aga kurat oskas oma kavalusega pöörata selle asja teistpidi ja pakkuda inimesele seda sama asja, mis tal tegelikult on ammu olemas juba. Niimoodi, et inimene sest aru ei saagi üldse, et ta lõksu langes. Ärge kunagi alahinnake seda. Ja me saame sellest ainult võitu siis, kui me astume vastu Jumala sõnaga ja lubame Jumalal omal viisil meid kasvatada, meid kantseldada, meid edasi viia nii, nagu tema viis on, mitte nii, nagu meie viis on. See on üks põhiline asju, mida inimesed tahavad alati teha, et nad paluvad näiteks midagi Jumala käest ja siis dikteerivad ette, kuidas Jumal peaks seda tegema nende elus. Ära dikteeri talle, kuidas ta peaks seda tegema, sest sa tegelikult ei tea, mismoodi Jumal ühe või teise palve vastuse või läbimurde sulle toob. Sa näed tihtipeale alles tagant järgi, et Jumal on targem kui mina. Halleluuja. Tema teadis täpselt, mida mul vaja on. Tema teadis, millest ma pidin enne läbi minema, mismoodi ma pidin ennem aru saama. Kui ma kirjutasin kunagi ühte artiklit ühe ajakirja jaoks, vaimulikku artiklit, ja siis ma nagu istusin öösel ja mõtlesin, et seda on huvitav lugeda inimestel võib-olla, mis ma kirjutasin. Aga mina pidin 20 aastat kannatama selleks, et mul oleks midagi öelda. Ma pidin täielikust põrgust läbi minema. Ma pidin väga jubedatest asjadest läbi minema. Väga piiri peal kõndides, et mul oleks täna istuda ja kirjutada midagi või öelda. Mul ei oleks mitte midagi öelda, kui ma nendest asjadest poleks läbi läinud. Aga kui keegi oleks minu käest küsinud sellel õuduste ajal, kas Jumal on hea, siis ma kindlasti oleks öelnud, et ei ole. Sest muidu ta ei laseks mul läbi minna nendest asjadest, kui ta oleks hea. Saate aru, selles olukorras sa ei näe teda õige pilguga, sa näed teda läbi prillide, mis on täis masendust, mis on täis kibestumist, mis on täis lootusetust, mis on täis ahastust. Sa näed läbi nende prillide. Aga ühel hetkel Jumal võtab need prillid eest ära ja ütleb, aga kui sa poleks nendest asjadest läbi läinud, siis ma ei saaks sind kasutada. Ma ei saaks neid asju teha sinu elus üldse. Sul ei oleks arusaamist, see oleks võib-olla uhke, see oleks võib-olla ülbe, see võib-olla oleks uskmatu. Nii et selles mõttes, kui ma tookord nagu kirjutasin, siis ma mõtlesin, et huvitav, et ma pidin 20 aastat kannatama, et mul oleks täna midagi öelda. Ja kõik see 20 aastat, kui keegi oleks mulle öelnud, et sa hakkad ükspäev sellest rääkima, siis ma oleks öelnud, ja küll, ma ikka kordan, mis ma oleks öelnud. Sa võid ise oma fantaasiat kasutada, mida ma oleks öelnud sellele inimesele siis. Aga ma näen seda, et tagantjärgi on kõik kasuks tulnud. Ja Jumal on midagi lihvinud, Jumal on midagi muutnud, Jumal on midagi teinud, Jumal on andnud mingi arusaamise, mida mitte kunagi poleks ennem olnud, kui ma ei oleks teatud asjadest läbi läinud. Ja nii on ka sinuga. Ja nii on ka sinuga. Täpselt need asjad, millest sa oled läbi läinud, Jumal pöörab need kasuks ükspäev sinule ja muudab võib-olla 100 inimeste elusid, võib-olla 1000 inimeste elusid. Tänu sellele, et sina maksid selle hinna ära. On nii. Nii et kokkuvõtteks, mis me siis õpime Laatsaruse loost? Me õpime seda, et me ei õpi mitte midagi tegelikult, sest me teeme neid samu vigu kogu aeg ikka ja jälle. Kui Jumal ütleb
kui meie palvetame, palun tule ruttu aita ja ta kohe seda ei tee, siis me ütleme, kus sa Jumal oled, miks sa ometi ei võinud teha, miks sa ei võinud teha seda, teist ja kolmandat, on nii. Et me peame meelt parandama selles asjas ja ütleme Jumal, anna andeks, kui me oleme uskmatud olnud ja näita meile, kus on meie nõrgem lüli, et me saaksime selles asjas ka tugevaks. Sest ta ei tule sinu tugevust proovima, ta tuleb sinu nõrkust proovima. Aga Jumal tahab, et sa oled tervendatud ja ennem kui me ülistasime, ma nägin inimese südant. Ma nägin inimese südant silma ees. Ma ei oska praegu öelda, kas see oli füüsiline süda või oli see vaimne süda, aga ma nägin füüsilist südant. Ja ma nägin, kuidas Jumal nagu sirutas käe ja puudutas seda südant ja ütles, ma tahan su südame terveks teha täielikult, lõputult. Võib-olla see on füüsiline süda mõnel inimesel, kes kuulab seda hoopis, aga ma nägin, kuidas see käsi nagu tuli ja võttis selle südame pihku, ütles, ma teen su südame täiesti terveks. Et tema on see tervendaja ja et jutlustajad ikka lõpetavad 7 korda, et minul on 6,5, et ma ütlen siis veel kord seda, et kurat ei taha, et sul läheb hästi või halvasti, ta tahab, et sa vihkaksid Jumalat ja ta teeb kõik selleks, et seda kiilu ajada sinu ja Jumala tundmise vahele. Et sa ei ütleks, et halleluuja, Jumal on hea ja tema heldus kestab igavesti. Et seda tunnistust röövida, sellepärast käib see võitlus sinu elu ja surma vahel kogu aeg. Kui sa sellest aru saad, siis oled sa nagu ühel päeval võib-olla nagu Smith-Wigglesworth, keda ka eelmine kord tsiteeriti ja ütled, et jälle sina. Ikka ära ei väsi veel. Et see on ka võimalus ühel hetkel. Öelda kuradele nii, et juba jälle, et sa ikka aru ei saa veel, et sinu koht enam ei ole siin. Ja siis ta läheb ära mõneks ajaks. Amen!